Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Jätkame oluliste teemade esiletoomist ja probleemidele tähelepanu juhtimist. Alustame saadet uue Euroopast tuleva tondiga. Hoogsalt soovitakse laste kaitsmise ettekäändel veebis vanusekontrolli kehtestada, aga kas selle plaani tagant ei paista mitte taas jälgimisühiskonna kõrvad? Seejärel räägime julgeolekust. Küsime, kas meie valitsejatel kriisi puhuks mingi plaan ka on, et eestlased oleks ikka toiduga varustatud. Toidu julgeoleku teemal seejärel kindlasti vähemalt osalt ka jätkame. Saatesse tuleb Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Et mis meil siis tegelikult toimub? Riigi ettevõttest võetakse dividendid välja ja järgmisel päeval tuleb pressiteade. Meil on vaja teha investeeringuid, peame tõstma teile jälle elektri hinda, kas ma ei tea, võrgutasusid või panema veel mingi komponendi. Et Eesti inimene on selles võtmes on ikka väga kannatlik, et muudkui maksad ja maksad ja maksad. Enne saate juurde minekut, nagu ikka, esitame teile ka tagasihoidliku palve. Palun tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias sõpradega. Lisaks sellele oleme Vabaduste portaaliga alustanud ka meie kevadist toetuskampaaniat, et katta ka järgmise poolaasta kulusid. Ehk kui saate aidata meil ikka ja veel neidki saateid siin teha, siis minge läbi veebilehelt vabadused.ee, /toeta ja andke ka oma panus. Aga läheme nüüd saate juurde. Võtame alustuseks ette teema, mida oleme siin juba tegelikult pikka aega kasvava murega jälginud. Nimelt siis kõik see, mis puudutab laste kaitsmist internetis. No kellel saaks midagi olla selle vastu, et lapsi kaitstakse muu hulgas ka internetis, eks? On ju nii? Et siin Ursula von der Leyen pidas isegi kõnekese siin eelmisel nädalal sel teemal, kus ta peaaegu et juba nõudis Euroopa Liidu liikmesriikidelt vanusekontrolli kehtestamist veebis, no täpselt sotsiaalmeedias. No näed, ütles siin siis, mis ta siin ütles, et ma tsiteerin, et peame ehitama digimaailma, kus meie lapsed saavad kasvada vabalt ja turvaliselt kaitstuna Euroopa väärtustest. On ju kahtlemata õige. Peame, Euroopa väärtused on olulised, et ma ei ole küll nagu päriselt nagu tervenisti kindel, et kas ta ise seal neid samu väärtusi esindab või tehakse meile siin lihtsalt mingisuguseid Orwelli raamatust välja hüpanud selliseid trikke, nagu näiteks need plakatikampaaniad siin tänavatel on, millest me oleme mööda sõitnud ja iga kord tuleb peale. Kõik on vaba. Kõik on vaba, eks ole. Vaba meedia, vaba ajakirjandus. Vaba teadus. Kogu aeg tuleb, kõik on vaba, eks ole, aga miks te mulle seda niimoodi peale käratama peate, et kas muidu ei ole või? Ja vaata, siin on veel see, et üks on käratamine ja teine on see, et kui palju raha selle peale kulutatakse. Ja, et öelda mida. Ühesõnaga ongi selline, tekivad sellised huvitavad, kummalised, eks ole, paralleelid. Aga mured selle sotsiaalmeedia ja veebi vanusekontrolliga, mis von der Leyen välja toob, on ju tõsiselt tegelikult, et ega me ei räägi sellest, et lapsi ei ole siis vaja kaitsta, ikka tuleb lapsi suunata kaitsta. See on ju täiesti loogiline, eks ole, et ka internetis. Ja mis tema välja toob seal, et kui liialt ja kontrollimatult lastel interneti avarustes surfata, siis näete, mis siin on, et unepuudus tekib neil, depressioon, ärevus, enesevigastamine, sõltuvuskäitumine, küberkiusamine, ahvatlemine, ärakasutamine ja lõpuks ka enesetapp. Ja eks need ongi tõsised probleemid, nendega tulebki tegeleda, et siin selle vastu kellel midagi olla saaks. Aga nüüd küsimus on, kas tegelikult saab selliste käskude ja keeldudega neid probleeme lahendada? Või äkki on lastevanematel ka ikka mingisugune roll oma laste kasvatamise juures või ei ole? Ma ei tea. Et see ongi see küsimus, et kas on nüüd riigi ülesanne hakata, ütleme riigi või Euroopa Liidu, eks ole, või Euroopa Komisjoni või proua Ursula ülesanne hakata meile peale sundima nüüd vanusekontrolli või siis kas või ka meie lapsevanematena peaksime äkki ise oma lapsi vaatama? No mina olen sellel teemal nagu inimestega rääkinud ja öelnud ka, et
kõige selle juures tegelikult kiputakse ära unustama just nimelt lapsevanemate roll. Kui ma selle, ütleme, lause välja ütlen, et lapsevanem peaks vaatama ja jälgima, kas kui palju, mida tema laps sotsiaalmeedias teeb, siis öeldakse, aga lapsevanemad ei viitsi oma lastega niikuinii tegeleda, neil on savi, viskavad telefoni kätte, nii on. No see on selline lihtne vabandus, vaata öelda. Üheülbane lihtsustus. Aga võtame selle asja nüüd teise poole, et kui meil ongi selline juurdunud usk, et lapsevanemad ei sobigi siis tegelikult sellisel juhul ju oma lapsi kasvatama, vaata kuhu ühiskonda me siis liigume? No ma teen nüüd väga võib-olla sellise jämeda joone tõmbab maha ja ütlen, et mulle tundub, et lapsevanem ei kõlba varsti üldse mitte millekski. Ta ei tohi otsustada, et kas või milliseid tervisevalikuid teha oma lapsele, kas või ei tohi tema otsustada, kas kui palju laps sotsiaalmeediat või üldse, ütleme, ma ei tea, mingit tahvelarvutit võib kätte võtta. Et mis järgmiseks? Et järjest lapsevanema rolli peres nagu üha vähem arvestatakse või see on marginaalne varsti, et varsti ongi võib-olla ema, isa on umbes, et saavad lapse ja siis võetakse laps käest ära ja hakatakse, jääb selline mulje. See on nagu sa ütlesid ennem, et Orwell läinud. Kas see ei ole mitte selline nõukogudelik juba käsitluslaad lapste kasvatamisest, et lapsed on nagu riigi omand, eks ole, proletaarlase lapsed on eelkõige riigi, eks ole, omand ja nüüd siis lapsevanemad, ütleme, ka seal kuidagi virendavad, et lapsel oleks nagu hea tuju, et näeb ema ja isa aegalt niimoodi, eks ole, aga põhimõtteliselt tuleb nagu riiki teenida, aga päris nii muidugi seda ei müüda meile, aga ma siin toon ikkagi välja, et von der Leyen samamoodi oma kõnes siis tundub, et ei arva, eks ole, et selles küsimuses lapsevanemad siis pädevad on, nagu me räägime, aga ta proovib seda ikkagi kuidagi vastuvõetavamalt meile nagu maha müüa, et ma siis tsiteerin. Vanemate vastutus on niigi suur, seega võtkem see lisakoorem nende õlgadelt. See ongi see, mida ma viitasin, nõukogudelik jutt juba, eks ole, et ma ikkagi lähen tagasi selle juurde. Kui laps tahab, ma ei tea, sotsiaalmeedias olla ja kui vanem ei saa hakkama sellega, et ta seda piirab, see on iga asjaga nii. Ja siis ongi see, et ja siis tuleb riik ja hakkab nagu jõumeetoditega piirama. Ja kus sa seda kindlaks üldse teed, kas vanem saab hakkama või ei saa, siis sa pead seda kontrollima. Või siis teistpidi teedki sellised käsu- ja keelumajandus. Ei, see kõik on absurdne. See on absurdne, aga ma von der Leyenile ütleks niimoodi siis, et ei, aitäh pakkumast, ei ole tarvis. Meie saame ise hakkama. Aga jah, me läksime nüüd laste kaitsmise küsimuse peale. Võime öelda, see on sellised algoritmid ja teemad ja ise ka näeme oma laste pealt, kuidas siis scrollitakse seda internetti ja ise näeme ka enda pealt, kuidas scrollitakse seda internetti. Ma ei ole puhas sellest patust, et vaadata, kuidas need algoritmid mind siis nii-öelda, ma teen kogu aeg igapäevaselt katseid, vaatan, kuidas algoritmid mind mõjutavad, niimoodi, et ma enam arugi ei saa, et mitu tundi on läinud ja scrollin, nii hull võib-olla ei ole, aga põhimõtteliselt on katse tegemine on nali selles mõttes, et saame aru, et see võib sõltuvust tekitada. Sa oledki üks suur inimkatse. Võib sõltuvust tekitada ja arusaadav ja tulebki siis piire seada ja tegeleda lastega. Aga vaata, see on jälle see sama, et ma ise kehtestan endale piire. Jah, ise kehtestan oma lastele piire. Ma toon ikka, olen armastanud tuua seda näidet, et ma võin olla seal telefonis, scrollida ja kui laps hüüab, et tule mängime, siis ikkagi ma panen selle telefoni käest ära ja lähen. Ja see ongi, see ei ole päris see, et mine mängi üksi. Et jah, ma ei saa praegu scrollida. Ma istun, ma ei tea, Instagramis või TikTokis, et vaata, siin on nagu vahe, et kui sa teed tööd ekraani taga arvutis kirjutab mingit teksti, siis ütled lapsele, oota, ma teen selle oma töö ära ja siis hakkame mängima. Aga olukorras, kus ma lihtsalt oma meelt lahutan sotsiaalmeedias, siis ma arvan, et probleem tekib sellel hetkel lapsevanal, kui ta ütleb, oot, sina oota, mul on siin huvitavamaid tegevusi kui oma lapsega olema. Nüüd ma pean oma sõltuvust kuidagi siin, eks ole, nutikalt toitma. Aga vaat nüüd ongi see, et tegelikult on see laste kaitsmise küsimus siin ju suitsukate. Me räägime sellest pikalt, see on oluline teema iseenesest, aga selles konkreetses teemas, selles vanusekontrollis, see on tegelikult ju suitsukate. Ja nad ei varja seda otseselt ka ju, et see nii on, sest vaadake, vanusekontrolli internetis ei saa teha ilma inimese isikut tuvastamata.
Ehk näiteks, kui sa soovid kellegi vanust teada, et aru saada, kas tal on õigus sinu veebilehele tulla, sotsiaalmeediasse tulla, siis sa pead ta tuvastama, ehk siis kokku viima tema näo näiteks, tema dokumendi, või ma ei tea, kasutama mingeid muid moodsaid võimalusi ja koguma tema biomeetrilisi andmeid ja nii edasi, eks ole. Ja siis tekib sellest suur andmebaas sinu kohta ja nii edasi. Ja nüüd ongi oluline aru saada, et sa pead seda tegema mitte ainult laste puhul, kellele see siis nii-öelda nagu rakendub. Vaid kui sa soovid platvormina seadust täita, siis sa pead seda tegema kõigi puhul. Ehk siis mitte lapsed ei pea seda tegema, et tõendada oma vanust, vaid kõik peavad seda tegema, eks ole. Teisisõnu ei hakka sa identifitseerima ainult mingeid osasid kasutajaid, kelle puhul sul on kahtlus, nagu näiteks poes, eks ole, laps tahab, ma ei tea, alkoholi osta, et siis äkki peaks dokumenti küsima ja siis küsitakse, vaadatakse seal kuupäeva. Ei, sa pead kõik andmed nagu andma, kõik inimesed peavad kõik andmed andma. Ja kõik kasutajad, et muidu ei saa ju kindel olla, et kas alaealised on eemal hoitud ja nii edasi. Eks tegelikult kaob sellise korraga internetis ühe hooga kõigi inimeste anonüümsus. Ja nüüd miks ma ütlen, et see laste kaitsmisest rääkimine on see suitsuga, et ongi see, et mõned lapsesuud on seda juba ammu välja öelnud. Mõned lapsesuud poliitikud, või ma ei tea, kas nad lapsesuud või ega nad mõtlevadki nii, on. Et eesmärk ongi anonüümsuse kaotamine. Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sánchez ütles tegelikult juba jaanuaris 2025 Maailma Majandusfoorumil esinedes, et ta teeb ettepaneku lõpetada anonüümsus sotsiaalmeedias ja siduda kasutajakontod inimeste digi-ID-ga. Ma tsiteerin nüüd edasi. Nii saaksid kodanikud soovi korral kasutada hüüdnimesid, kuid kuriteo korral saaksid ametiasutused neid hüüdnimesid seostada reaalsete inimestega ja neid vastutusele võtta. Ja need ongi ju väga huvitavad, mis kuriteod küll need võivad olla, et mida siis tuleb niimoodi uurida, eks ole. Ja ta ütlebki veel niimoodi, et praegune anonüümsus sotsiaalmeedias ei saa jätkuda, sest see sillutab teed valeinformatsiooni ja vihakõne levikule ning küberkiusamisele. Ja nüüd ongi see, et kuritegudeks on nüüd siis valeinformatsioon ja vihakõne levik. Ma tsiteerin siis veel, demokraatias on kodanikele õigus eraelu puutumatusele, mitte anonüümsusele või karistamatusele. See on absurdne väide selles mõttes, et demokraatias on väga oluline õigus mul privaatsusele, et lõpetage ära. Aga nagu siin see artikli pealkiri ka, mis ma siin toon, nagu see hoiatab, et see on täielik Hiina eeskuju. Et sisuliselt öeldakse meile siin välja tegelik eesmärk, teisiti mõtlemine kontrolli alla saada, räägitakse vihakõnest, räägitakse valekõnest, neid mõisteid, nagu me oleme kogenud, kasutab võim, COVID-kriisi ajal veel oli see ju eriti reljeefne enda vaatest ebasobiva info tsenseerimiseks. Aga miks ainult tsenseerida ja eemaldada, kui saaks, nagu Sánchez ütleb, ka karistada reaalselt postitajaid? Mitte, et siis, nagu COVID-kriisi ajal tehti, et ei lastud postitada, võeti kohe maha, seal olid mingid sellised, eks ole, otsimisrobotid, mis blokeerisid selle, et sa saaksid postitada, aga sa saad ju karistada seda, kes ütleb. Ja siin see ohtlik konks ongi, eks ole, et sarnast interneti kõne kontrollimist nõuavad ka teised, et ma ei tea, näiteks Prantsusmaa president Macron ja siin on veel palju. Nüüd laste kaitsmine sobib ju palju paremini selleks põhjenduseks, et miks meil ikkagi anonüümsus vaja kaotada on. Aga see on lihtsalt meile lihtsamini seeditav põhjendus. Et nüüd saabki ju küsida jälle, et mis teil selle laste kaitsmise vastu on, kui sa ei soovi anonüümsust internetis kaotada, siis sa oled kuidagi laste vastane. Ja muide päris hea huumor on see, et täpselt sarnase retoorikaga jutlustavad laste kaitsmisest, just nimelt laste kaitsmisest ka autoritaarsed režiimid, mida me ei peaks endale eeskujuks ju pidama. Et Hiina kontrolliühiskond, me teame, on enim arenenud, teame aga näiteks, et ka Venemaa teeb sama asja, võtab interneti siis samasuguse retoorikaga kontrolli alla. Ja Türgi näiteks, jälle samamoodi. Et ma ei tea, me ei peaks väga uhked sellel teekonnal vist ikka olema, kui saame end selliste riikidega võrrelda. Aga jah, mingis mõttes tunnistab ju ka von der Leyen ise, et see praegune plaan läheb laste kaitsmisest kaugemale, sest nad ju päriselt ka reklaamivad seda nii, et nad on valmis saanud suurepärase vanusekontrolli rakenduse, mis on tehtud COVID-passi eeskujul. Ja COVID-passi eesmärk oligi ju täpselt kontrollida, kas inimene on ilusti vaktsineeritud, ehk siis sa jagasid oma isiklikke terviseandmeid seal suvalistele inimestele käsu korras, ma ei tea, et saaks kohvi juua kohvikus, istudes muidugi, sellepärast, et püsti seistes sa võisid oodata, et kui sa kohvi kaasa ostsid. Ehk siis sellise asja eeskujul on Euroopa Komisjon uhked, eks ole, et sellise asja eeskujul nad on valmis saanud selle rakenduse, et kus tuleb siis
internetisaitide kasutamisel ennast identifitseerida ja selle abil saad siis veebis lasta oma vanust tuvastada. Jutt sellest, et see on täiesti anonüümne, on täiesti naeruväärne, arvestades veel tõsiasja, et see on nii halvasti ehitatud, et mingid spetsialistid leidsid kohe avaldamise järel seal mustmiljon turvaauku, siis millest me siin räägime, et lisaks veel andmelekke võimalused. Aga nüüd olemegi jõudnud sinna, kus siis Brüssel on hakanud looma üle-euroopalist suunist, et me kõik peame kas siis seda rakendust kasutama või muul viisil vanusekontrolli kehtestama. Ja paljud riigid ongi juba lubanud siin seda rakendama hakata. Euroopas on 10 riiki, Euroopa Parlament juba toetab seda ja nii edasi. Aga siin on muidu COVIDiga veel üks seos seda janti seostada, on veel üks võimalus, et nimelt see, et esimesena kehtestas sellise regulatsiooni Austraalia ja Austraalia läks ju koroona ajal puhtalt segaseks, eks ole, vaata, mis nad tegid seal oma lukustuste ja muude asjadega, et nüüd selles interneti anonüümsuse kaotamises on nad ka pioneerid. Ja muidugi esialgu ei tule see nii hästi välja neil, sest suur osa noori uuringu järgi kasutab sotsiaalmeediat edasi, vanemad teevad neile konto või nad petavad leidlikult kuidagi oma nägu üles pildistades või siis kasutavad lihtsalt VPN-i ehk siis virtuaalset privaatvõrku, et kes ei tea, et siis VPN on rakendus, mis suunab sinu poolt algatatud veebiliikluse läbi mingi teise serveri, et sind kasutajana ei saaks tuvastada. Maailmas kasutatakse seda mõistagi ju aina rohkem sellistes tingimustes, aga eriti siis peavad seda tegema iseseisvat mõtlemist säilitada soovivad inimesed sellistes režiimides, kus selline mõtlemine on keelustatud. Et teame küll, Hiina, Venemaa ja nii edasi. Ja muidugi need režiimid võitlevad VPN-i kasutamisega, Hiinal on väga tõhusad VPN-i kontrollid, Venemaa tegeleb samuti nendega, Hiina eeskujul, eks ole, mõistagi, ja Türgi näiteks. Ja nüüd, imet, ka Euroopa plaanib selleks, et väidetavalt nüüd lapsi kaitsta. Sama asja, VPN-id tuleb sihikule võtta. Et sellised lood paraku on ja kõike seda vaadates ka seda, kuidas surutakse seda näiteks niinimetatud sõnumikontrolli teemat, et võimud saaks tagauksed krüpteeritud sõnumirakendustel, nagu Signal näiteks, kusjuures taas põhjendame seda laste kaitsmisega, et äkki muidu jagatakse seal lapspornot näiteks. Et eks see on taas selline hea Stratcomi meetod, kus vastaseid, kes räägivad, et mis nõukogude kord siin jälle plaanis on, et meie kirjavahetust tahaks lugeda, et siis saab neid ka pedofiilias süüdistada. Muidugi õnneks ei ole me siin ainsad, kes sellise suhtumisest hoiatavad, näiteks krüpteeritud meilirakendust ja VPN-i pakkuva Šveitsi ettevõtte Protoni tegevjuht kirjutas siin mõni aeg tagasi samuti, et nii kaobki internetist anonüümsus ja see on ohtlik, sest see toob kaasa nii enesetsensuuri kui riikliku tsensuuri, inimesi saab taga kiusata ja näiteks blokeerida soovimatute isikute juurdepääsu tema vaadete, uskumuste, rahvusse või muu suunitluse tõttu, ehk siis need ongi need reaalsed teemad, millest me siin räägime. See on tegelikult see, et kui me räägime, et inimest ei tohi diskrimineerida, siis tegelikult täpselt niimoodi tehakse. No see annab selle võimaluse, see annab selle absoluutselt selle võimaluse ja see on ohtlik, aga me ei tohi et see võimalus on nagu olemas ja sisse ehitatud ja tegelikult teised riigid, autoritaarsed režiimid seda teevad, et me ei tohi seda ära unustada ja me ei tohi ise sinna liikuda ja neid võimalusi anda nagu meie võimudele, muidu me võime väga lihtsa vaevaga muutuda samasuguseks. Me ei ole enam siis vaba. Me ei ole vabad enam siis. Ma tooks ühe asja veel välja, et mõni aeg tagasi juba allkirjastasid 419 teadlast ühe avaliku pöördumise samal teemal, kus nad samuti hoiatasid, et vanusekontroll on ohtlik. Allakirjutanute seas oli ka 3 Eesti teadlast, näiteks Dan Bogdanov oli üks, mul on meeles, ja seal on siis kirjas nii, tsiteerin, allakirjutanute hinnangul pole teada, kuidas mõjutab ulatuslik vanusekontroll turvalisust, privaatsust, inimeste vabadust ja autonoomsust. Et eks me peame ikka vaatama, et meil laste kaitsest rääkimise all taas mingit Hiinat siia ei impordita, et praegu tundub, et ju tehakse seda. No tõsi, igal juhul tasub pea külmana hoida ja mitte emotsionaalsete hüüatustega kaasa minna. Et kõik on laste jaoks või midagi taolist. Sellist lauskontrolli tegelikult vaba ühiskond välja ei kannata, olgem ausad. Aga läheme siit edasi, räägime toidust ja seda kahjuks mõningase muretooniga. On üks teema, millest me tegelikult konkreetselt rääkinud veel ei ole ja see on toit. See on midagi, mis puudutab meid kõiki otseselt, sest ilma selleta me ju tegelikult ei saa elada. No ei saa, jah.
Kuid kui hinnad niimoodi edasi rallivad, kriis ajab kriisid taga, on ju vaid aja küsimus, kui ka toiduga varustatuse teema tõsisemalt päevakorda tõuseb või tõstatub, on ju. No mõningal määral vist juba on ka tõstatunud, selles mõttes siin siit ja sealt ju räägitakse, aga Aga võib-olla mitte piisavalt veel, on ju. Nii. Küsimus ei pruugi lõpuks olla ka ainult hinnas, et millal eestlane enam toitu laual osta ei jaksa, vaid ka selles, kas kättesaadavus on tegelikult piisav. Kas suudame ennast toitu olukorras, kus näiteks geopoliitilised pinged veel rohkem eskaleeruvad, vajalikud tarneahelad ei tööta, kas või see Iraani kriis ju näitab, kui õrn on piirkondade varustatus näiteks väetisega, mida fossiilkütustest saab ja kuidas tõesti kardetakse näiteks Aafrikas juba ka tegelikult nälga. Jah, on küll sellised uudised ja olen ka lugenud ja meie kriisid siin, ega me ei pea siin palju mõtlema, et kui meie piirkonnas ka, ütleme, kuidagi sõjategevus peaks eskaleeruma, siis ongi kohe ju see kriis käes. No just. Et meie puhul on see mõju esialgu veel täiendav hinnasurve. Õnneks. Aga olukorra eskaleerudes võib tõesti meil neid muresid juurde tekkida, nagu sa just mainisid. Kuid selleni me veel jõuame. Kui ma veel siin ministeeriumis töötasin, siis tegelikult võtsingi endale vaikimisi selliseks oluliseks teemaks ehk südameasjaks toidujulgeoleku. No me oleme ju harjunud rääkima julgeolekust ja näiteks energiajulgeolekust, kuid toidujulgeolek on midagi, millest me väga palju ei räägi. Miks? Sest oleme viimase 30 või natuke enam, aga suures plaanis harjunud, et toit on tegelikult alati olemas. Nii kui midagi läheb talumatult kalliks, siis jäetakse see asi lihtsalt ostmata. Mäletad, kui kala siin läks väga kalliks, siis isegi jätsid ju kala ostmata. Ja siis ostatakse midagi muud, eks ole. Nõukaaja lõpu defitsiit on neil, kes sellest läbi tulid ammu meelest läinud ja alla 35, et pole seda tegelikult ju tundnudki. Ja. No toona oli küll, jah. See meenutus aastast 90, et kuidas olukord oli, et maal võib-olla oli parem on ju natuke, aga linnas oli küll nii, et üsna üksluine oli see toit lõpuks. Ma mäletan, meile tuttavad Hiiumaalt saatsid mingisugust teiba saia isegi, seal pagaritöökoda töötas. Väga huvitav. Muidugi toit on esmane vajadus ja meil tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas leibkonnad hakkama saavad. Statistikaameti andmetel elas 2024. aastal suhtelises vaesuses 19,4% ja absoluutses vaesuses 3,3% Eesti elanikkonnast. Ehk me saame tegelikult öelda, et vaesena tunneb meie ühiskonnas ennast viiendik ja viimastel aastatel see number selle ümber siis ka tegelikult kõikunud on. Ja suhteline vaesus näitab siis sissetulekut leibkonna liikme kohta, kui see jääb eestlaste mediaan sissetulekust tuntavalt allapoole, on sellest 60% või vähem. Et suhteline vaesus tähendab kindlasti kitsamaid valikuid ka toidulaual, aga ei tähenda veel päris nälga, sest seda näitab absoluutne vaesus. Ehk neid inimesi, kel puuduvad vahendid elementaarsete asjade, seal hulgas piisava toidu hankimiseks, oli 2024. aastal 3,3%, aasta varasemaga võrreldes oli see number 2,7%. Ehk siis 2024 oli 3,3% ja 2023 oli 2,7%, seda mõtlesid, jah? Just. Ja, ma loodan, et vaat see ongi see, et mida me selle nälja all silmas peame muidugi, siin ma mõtlen just nagu seda, et loodetavasti need abiprogrammid ju töötavad, aga me vaatame jõuluajal teinekord ju, see Riina Solman ja kes seal teevad seal kirikus olevistes, just. Ja seal on ka ikkagi aasta-aastalt on ju läinud niimoodi, et on rohkem neid... Need sabad looklevad päris pikalt, et 2 viimast aastat mina mäletan, et kui ma olen näinud fotosid, siis need on pikad. Ja. Et täpselt, et siin eks me ühiskonnana saame neile midagi pakkuda, aga võt see nälg siis tähendabki seda, et inimesed kõht tühi. Järelikult kõht tühi, ei see täis süüa kõht on. 2025. aasta numbrid ei ole veel avalikud, aga ei pea olema hiromant, et oodata mõningast vaesuse kasvu, sest paremaks olukord meil ju läinud ei ole. On uued maksud, automaks näiteks, käibemaks tõusis,
ja maksusoodustuste kaotamine lastega peredele tehti ära nüüd on ju, et ei ole midagi enam. Aga ka üldine selline majanduse olukord, kõrge energiahind, ettevõtete ebakindlus, sealt ka tööturu ebakindlus ja nõnda edasi. Ei ole mitte midagi positiivset, kui niimoodi vaadata. Ja kõik see mõjutab siis mõistetavalt meie toidusektorit. Mida suurem on ebakindlus majanduses, seda vähem on raha perede toitmiseks, siis on ka selge, et valitakse odavamaid tooteid. Kes poes ringi vaatavad, nagu meiegi, saavad ju aru, et kohalikud tooted on kallimad. Kuna sisendhinnad on kallid, eelkõige elekter, mis on toidu tootmisel oluline sisend, siis ei saa ka oodata, et poes midagi odavat leida oleks või jah, et odavamaks läheks või kuidagi. Tõsi on ka see, et tooraine hind on tõusnud ja koos sellega tegelikult ka ju põllumehe kulud. Kusjuures seoses Hormuzi väina kriisiga on kütuse hinna tõus tanklates meil kõigil ju silme ees. Aga nagu siin ka hoiatatakse, siis just toidutootmise mõttes on selle kriisi laiemad mõjud veel tegelikult ees. Ja kardetavasti ei saa need olema ilusad, sest kes see muu selle lõpuks kinni peab maksma, kui mitte meie ise. No ikka, jah. Kusjuures see on ju kõik sellelt baasilt, nagu me teame, et palju on kui suur oli inflatsioon siin juba aastal 2022, 2023, nii edasi, et siis oli jõhker, et need on kümnetes protsentides on keskmine toidukaupade hinnatõus olnud. Et see, mõned tooteartiklid kindlasti on ka kordades ju kasvanud, aga see tuleb veel sellelt baasilt ja jube tüütu on kogu aeg sellises pagana kriisis elada. No täpselt. Ja nüüd tulebki mängu tegelikult see, et milline meie toidutootjate valmis oleks selleks kõigeks on. Või teisiti öeldes, millised on need tingimused, milles meie toidutootja peab pidevalt tegelikult kohanema. Ja. Sest on selge, et kui toiduhind tõuseb, hakkab Eesti ostja otsima odavamat alternatiivi. Ja kuna meie olukord võrreldes siin naabritega on selline, kus sisendhinnad nagu elekter on kõrgemad ja lisaks tehakse naabrite juures otseseid toetusi või maksusoodustusi oma toidutootjatele, vähendatakse ka kütuseaktsiisi, siis see tähendab seda, et meie tootja on sellises keskkonnas, nagu meil siin on, väga halvas seisus. Letile jõudev kaup on lihtsalt kallima hinnaga. Siin ei olegi küsimus selles, et kas me ise toetame, kui sa ütled mingid maksusoodustused või midagi sa võid ju mõelda või ütleme kaitsetolle, ei toeta, või siis mingisuguseid toetusi, otsetoetusi ettevõtetele. See kõik rikub seda majandust edasi, turumajandust, aga küsimus on selles keskkonnas, et kui teised teevad, see on see probleem, teised teevad, mis siis meie. Et mis meil viga on, et me ei saa kuidagi toetada? Jah, et see ongi nagu see, et kui me peame analüüsima oma nii-öelda seda turgu, et meie tootmine satub kohe ebasoodsamasse olukorda. No täpselt. Ehk siis meie oma tootja jääb impordil alla. Ta jääb selle pärast alla, et tal on kallim hind. No just. Ja uskuge mind, kui inimesel keerulises majandusseisus raha ei ole tal ka patriotismi osta kodumaise tootja käest toitu. Absoluutselt, ta võtab ja valib selle, mis tal hinnasildil on odavam. Kedagi ei süüdista selles. Absoluutselt. Raha on vähe, võid on vaja, läheb ostab Poola võid. Mis on tegelikult mitu korda odavam. Mitu korda odavam. Nii et siin peidab ennast suur oht, et meie tootja peab end kinni panema. Nõrgemad, eks ole. Nõrgemad. Väiksemad kipuvad esimesena välja minema ja suuremad saavad siis teha mingeid valikuid. Aga see omakorda siis suurendab töötust, aga teisalt veel olulisem, see tegelikult vähendab meie toidujulgeolekut. Absoluutselt. Tähendab, kui kriiside ajal turud toimiks tõrgeteta, siis probleemi ei oleks. Turule saab konkurentsivõimelisem kaup, tulgu või sealt kuskilt naabri juurest. Aga ma ei ole kindel, et me saame selle impordi asendada. Mõelge nüüd näiteks sellele COVID kogemusele. On kriis, piirid pannakse kinni, kaupa välja ei saadeta. Mis me siis teeme? See oli, mäletad, seal COVID ajal oli absurdseid asju, oli mingid, siis oli hullumeelsus, eks ole, et oli või mingid isikukaitsevahenditest oli jutt, et maske telliti. Ja siis neid telliti läbi, ma ei tea, mis riikide, eks ole, ja siis transiitriigid, seal Saksamaa, seal ütles, me jätame endale, kuna meil ei ole. See on absurdseid asju juhtus. Aga miks see, mõtle, kui see toiduga juhtud? Muidugi peaks meil olema riiklikud varud, aga seal ei ole ka hetkel kõik päris hästi ja sellise suure kriisi puhuks tunnistas hiljuti varude keskuse juht, on meil toiduvaru nädalaks ajaks. Mis on see nädal aega suures kriisis? Suures kriisis, natuke vist jah.
Vot seda riiklikku varu, mis kritiseeris näiteks hiljuti ka Riigikontroll, näiteks ütlesid nad, et meie toiduvaru deklareeritud sihttase 10% toitu 30 päevaks ei ole seotud ühegi konkreetse kriisistsenaariumiga. See ei võimalda hinnata selle varu piisavust üheks või teiseks kriisiks. Riigikontroll ütleb, et erinevatel asutustel tuleks astuda toiduvaru moodustamisel ühte jalga, tagada, et varu suurus oleks kriisistsenaariumidega vastavuses ja varu jagamine tuleb ka läbi harjutada. Kahtlemata on varude olemasolu parem kui nende puudumine, ütles riigikontrolör Janar Holm, kuid paraku ei kuulnud Riigikontroll auditi käigus mingeid ammendavaid selgitusi, miks on võetud eesmärk varustada just 10% elanikkonnast, mis tõttu jätab see eesmärk laest võetud mulje. No süke saaba ja sarvedeta asi tundub. See ei ole süsteemne, ütleme niimoodi, siis see on näha, see ei ole süsteemne. Et Jürgen Ligil võib olla teine arvamus Janar Holmist taaskord, eks ole, aga kõik näevad, et kuidagi on jälle keerukas see asi. Täpselt nii laest võetuna tundubki riik teemasse suhtuvat. Regionaal- ja põllumajandusministeerium on loonud näiteks sellise strateegia dokumendi nagu toiduvarustuskindluse strateegia 2023+. Seal on kirjas, et sektori esindajate hinnangul umbes pool toidust ja toidu tootmise sisenditest sõltub impordist. Ja et oluline on tagada piiriülese kaubanduse säilimine. Suuremates kriisides väliskaubanduse ja toidu tarneahela katkemisel on toidu import võimalik väga piiratud mahus kompenseerida toidu humanitaarabiga, mille vastuvõtmise ja edasijaotamise põhimõtted ei ole veel põhjalikult analüüsitud. Plaan ongi siis see, et tuleb kriis, siis ikka impordime. See on ju... No vot, ma tooks selle paralleeli siin energeetikaga ära, et siin ikka ja tõesti, ma arvan, et sul on õigus, et see ongi täiesti laest võetud ja lambikas siin, et oleks aeg vist ajakohastada, sellepärast, et energeetikas aeti ka seda juttu kogu aeg meil siin, et meil on välisühendused on olulised, oli üks Taavi Veskimägi oli vist Eleringi juht, kes kogu aeg arvas, et välisühendustesse, panustame välisühendustesse, see ongi see, kust meie energeetika ja elekter hakkab tulema ja nii ongi äge, ise teeme 2 tuulikut ja 3 päikesepaneeli paneme ka püsti või rohkem või ühesõnaga nii palju, kui suudame kokkuvõttes, aga sealt see tuleb, eks. Aga siis tegelikult on meil elektritootmise defitsiit ja kui välisühendus maha kukub ükskõik mis põhjusel, olgu see siis mõni hullumeelne kapten või meelega, eks ole, tegutseb mõne, mitte nii sõbraliku riigi huvides sõitva laeva kapten, kes ankrut lohistab meil ja siis kaabel katki on, mis teeme siis, Aga sellega, ütleme, ei mõelda. Ja nüüd on tegelikult energeetikas jõutud ju hoopis, selles energiamajanduse arengukavas siiski on jõutud teistsugusele lähenemisele, et meil on siiski oma tipukoormus vaja ise siin katta. Et see on nagu selline mõistlikum suund võetud. Et ma arvan, et siin toidu tootmisega vist võiks ka samamoodi mitte niipidi seda jalga lohistada. No vaata, minul seda dokumenti lugedes tekkis küsimus, et kas nendel ministeeriumi ametnikel 2 kõrva vahel puhub ainult tuul. Sest kui sa mõtled seda, et seal on nagu sisse kirjutatud selline vaikimise eeldus, et kriis tuleb Eestisse teistest riikidest eraldi. Meil ei ole siin ühtegi kriisi olnud lähiajal, kus me ei saa, või ütleme lähiminevikus, meil ei ole olnud ühtegi sellist kriisi, kus me saaks öelda, et see on ainult Eesti-sisene. Kas on see energia, on see julgeolek, on see mõni haiguspuhang, kõik on, kas on siis lähiriigid, on see Euroopa, on see ülemaailmne ja võtta eelduseks selle, et kriis tabab ainult Eestit eraldi teistest, et küll las me toetume impordile, see on ju naeruväärne. Ja muidugi. Et see on küll koht, ma arvan ka, millega tegelikult tuleb tõsisemalt tegeleda soovitama. Nii et siin ongi küsimus, et kas me võtame seda asja tegelikult siin tõsiselt. Näiteks seda, et meie tootja on keerulisemas seisus võrreldes naabritega, kus talle siis mingid soodustusi või toetusi tehakse. Nii. Aga võtame selle sama kõrge kütushinna gaasi juurde. Tähendab, aktsiisi ei ole nõus langetatama, aga hea soe tunne on korraks, sest tänu kõrgemale hinnale tuleb raha nagu raba juurde riigieelarvesse, sest käibemaksu tuleb ju rohkem. Või see sama küsimus, et kuidas tulla appi inimestele, kellel on tänase majandusseisu kõrge inflatsiooni tõttu, mis meil siin on olnud tõeliselt raske.
no erinevad ideed on, et langetaks toidu käibemaksu või mõtleks midagi muud välja, aga need ideed lükatakse lihtsalt kõrvale, mitte midagi ei ole. Nagu ei ole jah, siin võetakse vastu argumendid seisnevad ka pooltõdedel või me oleme sellest rääkinud siin, eks no ole. just, no just. Jah. Ja lõpetuseks tahakski küsida, et kas valitsus võtab seda toidujulgeoleku teemat üldse tõsiselt ja vaatab seda suuremat pilti ka või istub niisama päikeseprillid peas ja kordab mantrat, et meil on siin kõik hästi. Teate küll seda naljapilti, kus koer istub keset tuba ja tegelikult kõik põleb ümberringi. Jah, tõesõna, et ma ei tea, korra ikka jõudsin Jürgen Ligit ka mainida, aga selle teema juures siis eraldi veel tervitame tema ka ära, sest ta hiljuti siin tegelikult haakuvalt sellise sarnase teemaga, ma ütleks, Riigikogu kõnepuldist, et kui siin räägiti kõrgest kütusehinnast, et siis ta soovitas kõrgete kütusehindade tõttu kannatavatel maainimestel koopereeruda, et väga suur paralleel, eks ole, ju toidu tootmisega, et selline ilmus nõukanostalgil mõte see ju on, eks ole, et mis siis veel sobiks paremini toidu tootmisega kokku koopereerumine, aga võib-olla, kui mitte öelda, siis äkki hoopis kollektiviseerimine, et ilus mõte. No või siis mitte. Aga seda, kas maja tõesti põleb või on ka helgemad hetki, küsime nüüd sektori esindaja enda käest. Kohe on stuudios Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Ja nüüd ongi meil stuudiosse saabunud Eesti Toiduainetööstuste Liidu juhataja Sirje Potisepp. Tere, Sirje! Ja, tere! Sirje, tegelikult ongi nii, et kui Eesti toidu tootmisele mõelda, siis ei ole midagi teha, kohe tuled sina silme ette. Sa oled Toiduainetööstuste Liitu juhtinud vist juba üle 20 aasta? No üle 20 aasta jah, mõned kuud üle 20 aasta vastab tõele, aga vastab ka see tõele, et ma olen kogu oma teadliku elu sisuliselt toidu- ja joogisektoris töötanud, vaid 1 aasta siis eksinud Põhja-Tallinna linnaosa vanemaks ehk et poliitilisele ametikohale, mis on andnud mulle ikkagi nagu tänaseks oma töö tegemiseks meeletu hea baasi, häid tuttavaid poliitikuid ja mul on ka sellest ajast ainult head mälestused ehk et näha seda, kuidas avalik sektor toimib ja kuidas, kui raha puudu on, kuidas ikkagi nagu pankrotti ei tule, see oli täiesti omaette kogemus. Aga mida ma kõige rohkem hindan võib-olla sellest perioodist on see, et ma sain tõesti väga palju häid ja siiamaale väga häid tuttavaid poliitikuid, kellega ma igapäevaselt täna ka puutun kokku oma igapäevatöös. See on lobiorganisatsiooni juhina ju kuldaväärt kapital või? Jah, teate, see lobi kõlab, mul on just ma tegin ühe arvamusartikli selle kohta, et mind on see kaua aega närinud, et on tekkinud nagu Eestis olukord, et kui sa hakkad nagu oma sektorit kuidagi kaitsma selliste nõmeduste ja rumaluste eest, mis tõepoolest kusagilt ju paberile saavad, siis sind tembeldatakse kohe lobistiks või kelleks iganes. Aga vabandust, minu meelest ei ole see õige suhtumine. Et kuidagi Eestis on sellel lobil nagu selline hästi negatiivne kuvand ja ma pean tunnistama, et mulle see ei meeldi, et loomulikult me teeme oma suu lahti, kui me näeme, et kõik riskid ja kõik investeeringud, kõik vajalikud kulud ühe või teise lihtsalt kellegi, ma ei tea, mingi idee elluviimiseks langevad ettevõtetele ja läbi selle loomulikult Eesti tarbijatele, sellepärast et ega ettevõtted kannavad ju sellised kulud kõik üle. Et see ei ole päris õige. Ja kui me vaatame, et mis Eesti toidutööstust mõjutab, siis ma tahakski algatuseks juba välja tuua 2 sellist põhimõjutegurit, millest praegu võib-olla saadakse jälle natukene paremini aru, on geopoliitika. Ehk et kõik see, mis toimub maailmas meie ümber, kahjuks see mõjutab meid väga palju ja loomulikult lisavad pinget veel ka viimasel ajal tehtud sellised siseriiklikud otsused, milleks on näiteks jäätmereform, mis suruti eelmise aasta lõpus jõuga läbi ja mille siis tegelik sisu hakkab järjest rohkem tõepoolest nii inimeste rahakotti kui ettevõtete kulubaasi jõudma.
siis suurepärane pakendi esiküljemärgistus, millest praegu on nii palju juttu, nimetatakse seda prantslaste välja töötatud Nutri-Score'ist, kus siis osad tooted saavad peale punased plekid, osad tooted saavad oranžikad, osad kollased, osad helerohelised, osad rohelised ja mida siis serveeritakse kui tohutult tervislikku valikut, mis ei ole kindlasti õige ja loomulikult me sellistel puhkudel võtame sõna ja eriti praegu, mis puudutab näiteks pakendeid ja kõiki pakendiga seonduvat, on juba väga tugev surve seoses hormuusiväina mõjudega, et sellest me ka ilmselt täna jõuame siin rohkem rääkida veel, et loomulikult iga pakendi vahetamine on ettevõttele kulu, seda tuleb väga analüüsida selle vajalikkust, miks seda vaja teha on ja mida me tegelikult siis tahame sellega saavutada ja meie pakenditel on täna ikkagi nii palju ja nii selget infot, et kes vähagi tahab jälgida ja tõesti tervislikult toituda, nii-öelda läbi toodete, siis on see kindlasti täna võimalik. No midagi vaadata seda vaja. Ma tahan kohe jätkab, ma tahan ühe täpsustada. Räägime huvikaitseorganisatsioonist. Ärme rohkem lobiorganisatsioon, ma olen nõus. See kõlab märksa paremini. Täpselt, ma olen nõus, et see on võib-olla assotsieerub kuidagi mingi varjatud tegevusega midagi. Tegelikult huvikaitseorganisatsioon, see on normaalne. Just, et ma arvan, et see on väga õige, et me toome oma nii-öelda sektori valukohad välja ja mul on ju hästi lihtne töö. Ma ei pea ise midagi mõtlema, on ju. Mul ettevõtted annavad tagasisidet, aga vastab tõele. Sul peab olema nagu julgus seda tagasisidet lauale panna, aga veelgi enam, kõik teavad seda, et ma teen endale teema ott ja too, öeldakse selle peale ott ja too selgeks ja siis ma lähen ja argumenteerin ja kui argumendid on otsas, siis teate, mis järgnevad isiklikud rünnakud, nii nagu Nutri-Score'iga juba minu puhul on olnud, aga ma olen karastunud selle 20,4 kuuga, nii et laske käia, ostke ära või argumenteerige vastu, aga lihtsalt me ei lase endale küll pähe istuda, jah. Aga nüüd, kui me vaatame seda olukorda laiemalt, tõsi ta on, toit on ju poes kallimaks läinud, meie ju seda oma pereostukorvi puhul ju näeme, aga kui sa vaatad sina nüüd laiemat pilti, et kuidas sulle see olukord tundub toidusektoris, mis meil ees ootab? Ei, no loomulikult ma näen ju seda igapäevaselt ja ma pean teile tunnistama seda, et meie sektor on ju alates Covidist ainult kohanenud, et ühe kriisi, üks kriis lõpeb, teine algab, et kui Covidist ja võib-olla Covidist tulime suhteliselt hästi välja, ma olen väga uhke oma sektori üle, toiduga varustatus kõik toimis, õnneks olid ettevõtetel ka varud ladudes piisavad, aga see, mis andiski meile suurepärase kogemuse, küll jutumärkides, aga ikkagi, et teatavasti iga selline juhtum paneb mõtlema teistmoodi, et ärme otsime süüdlasi, vaid vaatame, mis meil on sellest õppida. Et ma arvan, et see viib elus edasi, on ju. Aga meil on kombeks ikka süüdlast otsida ja siis veel jalaga peale astuda ja siis tahaks veel kannaga keerutada ka. Aga tegelikult vaatame sealt, mis kasulik on. Ja vastab tõele, et näiteks tänases situatsioonis, kui erinevad kriisid on toidusektorit räsinud juba 6 aastat, on meie ettevõtted märksa paremini ettevalmistatud, märksa paremini tehtud A, B ja C plaanidega ja tõepoolest me nägime Covidi alguses, kui kergesti võivad tarneahelad, mis on aastaid toiminud. No ma sageli olen toonud seda näidet, mis on hästi kujukas, et näiteks, et öeldaksegi, et etiketid saabuvad täna kell 2 teie lattu ja kõik toimis. No võib-olla saabusid 2 läbi 10 minutit või midagi, aga peale Covidit ja eriti peale Ukraina sõja algust öeldi, etiketid saabuvad. Ei öeldud enam, ei kellaaega, ei isegi mitte nädalapäeva ega isegi mitte kuud. Ja mida see on tähendanud? Ma usun, et kindlasti on tähendanud ettevõtetele suuremate varude võtmist lattu, aga ise saate aru, see tähendab omakorda jällegi nii-öelda lisaraha vajadust, et loomulikult ei ole olnud kerge periood. Ja kui eelmisel aastal igal aastal teeme oma sektorist pressiürituse, kus me räägimegi siis, mis on olnud ja kuidas ettevõtted näevad tulevikku. Ja eelmise aasta novembrikuus just ettevõtted rääkisid, et inimesed nagu
hinnatõusudega, loomulikult see on tohutu probleem meile ka ju, me näeme, kuidas mahud langevad, kuidas inimeste ostujõud on langenud tänu sellele, nad ostavad vähem, meie kõike seda näeme, et rohkem kui siin mõned tarkpead rääkidagi oskavad, et ikkagi väga selgelt mõned sektorid on näiteks lihasektoris on jäänud 26-27 rekkatäit lihatooteid müümata, on ju, see on juba ikkagi aasta kohta ikkagi väga nagu mõjus kogus. Just eelmisel nädalal üks lihatööstus tegi kokkuvõtte. Et loomulikult need on arvud, mis panevad ettevõtteid mõtlema, need on sellised seigad, mis panevad ettevõtteid tegema oma kriisiplaane ja kui eelmine aasta nenditi lõpus, et hakkas tõesti tunduma, et inimesed on võib-olla natukene nende kõrgete hindadega juba harjunud, et tuleb äkki mingi stabiilsem periood ja tõesti ettevõtted, kõikide põhisektorite juhid ütlesid, kui midagi äärmuslikku ei tule, siis me lubame ja julgeme lubada, et 2026. aasta tuleb meile toiduhindade ja inflatsiooni osas kergem. Ja plaks veebruarikuu ja Lähis-Ida on konflikti algus, Hormuzi väin kinni ja mis see tähendab? See tähendab seda, et meie sektor on oma energia, kütuse, gaasi, šoki juba ära saanud, eks? Et kõik näevad seda, mis hinnad on bensiinijaamades, tanklates, posti otsas ja inimesed saavad sellest aru, aga mis jällegi ju pärsib, ega inimestel samamoodi on ju läinud kütus kallimaks. Kuulge, meil on Eestis kohti, kes pole näinud ühistransporti võib-olla aastakümneid, rääkimata tasuta ühistranspordist, eks, et nad on sunnitud lihtsalt sõitma. Aga see tähendab meile väga selgelt ja me näeme näiteks automaks, on ju, pere maksab 200 € automaksu, selle 200 € eest ostab ta vähem toitu või ostab ta odavamat toitu. Ehk et liiga suur hulk inimesi, circa 30% Eestis ju elab vaesuse piiril või vaesuses, seda on liialt palju ja me tunnetame ja näeme seda väga selgelt oma müükides. Ja kui toiduainete hinnad ikkagi 6 aastaga on tõusnud 62%, siis loomulikult on see probleem. Kas see on selline keskmine tõus või selles mõttes ma arvan, et seal artiklite lõikes võib-olla on isegi rohkem, et me jälgime poes mõnda, kui sa jälgid mõnda üksik kaubaartiklit, mida sa oled enne ostnud, on ju, ja siis äkitselt vaatad, et seal on 2-3 korda tõusu, et siis tundub võib-olla see tõus ka rohkem, aga see on vist keskmine, see 62. Jaa, see on statistiline, et mina opereerin statistiliste andmetega, et siis ei saa keegi öelda, et kas need on valed või õiged, et see on lihtsalt statistika. No see on see keskkond, eks ole, kus me siis tegutseme ja nüüd küsimus ongi nagu selles, et siin saab mitmest otsast tegelikult edasi minna, aga ma mõtlen võib-olla, et haagiksid nagu tagant see, et sa mainisid automaksu näiteks rolli, aga muud maksud kõik, eks ole. Et kui me võtame selle, ütleme, kriisi, mis ma arvan tõenäoliselt vähem sõltub siis nagu vabariigi valitsusest ja paneme sinna kõrvale siis ütleme maksupoliitika, mis sõltub otseselt vabariigi valitsuse poliitikast, et kuidas need kaks omavahel siis nagu mängivad, et kas valitsus on viimastel aastatel üldse arvestanud sellega, et kuidas ettevõtlusel nende kriiside tõttu läheb neid nii-öelda maksuasju siin korraldades? No ma algatuseks tahangi öelda, et ega valitsusel kindlasti ei ole kerge. Ja ma olen ka olnud väga kriitiline teatud otsuste suhtes. Me teame ka seda, mida on analüütikud jällegi välja toonud, et eelnevatel aastatel, et hinnatõusudest ikkagi ligi 50% on ju inflatsioonist on andnud erinevad maksutõusud. Kui õige see on, ma loodan, et see on õige ja loomulikult, mida me ka praegu tunnetame, et me ju ka loeme meediat, on ju, meie ettevõtted käivad ka Lätis, Leedus, üle maailma, kuulge, me ekspordime, toidusektor muuseas ekspordib üle 100 erineva riigi, see tähendab seda, et meil ka ekspordijuhid, ekspordidirektorid, ettevõtete juhid on pidevalt kuskil lennus, kohtuvad oma koostööpartneritega ja me näeme selgelt seda, kuidas erinevad riigid siis toetavad oma tootjaid, oma tööstusi, sealhulgas toidutööstusi. Me räägime toidujulgeolekust. Eestis on paraku nii, et me ainultki räägime sellest. Meil mingid tegusid nagu tehtud õieti ei ole. Ehk et kõik riskid, mis vähegi on, lükatakse ettevõtete kaela. Ma kadestan oma Põhjamaade toiduliitude kolleege.
meil on selline Põhjamaade grupikene ja siis on meil veel Baltikumi toiduliitude grupp ja siis on Euroopa Toiduliidu grupp, eks ole, kus järgmine nädal on näiteks koosolek kohe tulemas jälle koos. Ja Põhjamaade toiduliitud ongi välja toonud selle, et nende valitsus tõepoolest ongi pöördunud toidutööstuste poole ja öelnud, et kuulge, toidujulgeolek, see on äärmiselt tähtis. Mina leian, et see on vähemasti 3. positsioonil peale siis üldist kaitsetahet ja kaitsevõimet ja peale energia siis julgeolekut on kindlasti toidujulgeolek, sest keegi ilma toidu ja joogita ei ela, paraku ei kaitse midagi ega ei tee ja mida elu näitab, seesama näide tarneahelate katkemisest. Kui meil endal toiduga varustatust ei ole, siis praegu on tore rääkida solidaarsusest. Aga me nägime, korduvalt oleme juba näinud, nii COVID ajal ei maksa unustada neid õppetunde, nii Ukraina sõja saabudes kui muul ajal, et solidaarsusest räägitakse täpselt nii kaua, kui see jama ei ole sinul konkreetses riigis. Ja siis vaatavad kõik juba seda, et kõigepealt oma rahvas on toidetud ja kütusega varustatud ja siis vaatame, et kas teistele ka jätkub. See on täiesti loogiline reaktsioon. No absoluutselt, aga me peame sellega rohkem arvestama ja me ei saa, minu meelest ei ole normaalne see, et praegu on selline situatsioon, kus siis 5 suuremat toidutootjat kirjutati jõuga hädaabi seadusesse sisse, et nad peavadki vastutama kõige eest, nad peavad ise tegema ära kõik võimalikud investeeringud, olema nagu nii-öelda riik riigis, alates siis, ja mis on kõige hullemad, ongi need samad küberturbe nõuded, eks ole. Et sellest on ju ettevõtted rääkinud ja kui teistes riikides küsitakse, mis teil on vaja, öelge, me teeme, et meil peab olema kindlus, et te saate hakkama, et te suudate toimida iseseisvalt, eks. Selleks, et valmistuda kriisiks, tuleb eeltööd teha enne kriisi. No ma ei tea, need on elementaarsed tõed. Meil on aega olnud 4+ aastat. Kui kaugele me oleme jõudnud, meil oli aastakonverents just 29. aprillil, oli ka diskussioonivoor ja ikkagi tõdeti seda, et tõepoolest positiivne on see, et toidujulgeolekust on hakatud rohkem rääkima, selle tähtsusest ma loodan, et saadakse tegelikult aru ja võib-olla mis segab on see, et meil ongi tohutu toidupakkumine ju poodides. See kuidagi on meie võib-olla tähelepanu teatud mõttes ka kõrvale viinud on ju, et kas tõesti võib see nii olla, et ühel päeval ei ole. Tuletage meelde, mis juhtus COVID järgselt, kui poed tõmmati, sõna otseses mõttes osteti tühjaks. Minu kõige raskem tööperiood oli COVID alguses järgmine nädal, kus me käisime, ma ei tea, koos Kaupmeeste Liidu juhiga ühest raadiosaatest, ühest pressikonverentsist teisele ja rääkisime, inimesed, palun, ärge nii hullusti ostke, me ei jõua riiuleid täita, meil on kõik hästi, meil on varud olemas, et see oli kindlasti see õppetund, mis on võib-olla positiivne siiski riigi suunal, no natukene tahaks ju kiita ka, on see, et varud on meil mitte 3 päeva varud, vaid tegelikult on meil 7 päeva varud, me liigume 10 päeva varude poole, varude keskus on loodud, kütused, ravimid, toit, et kindlasti on ka selliseid positiivseid liikumisi, aga ma näen, et kui Eesti riik on nii väike ja me oleme alati rääkinud, et me peaks olema hullult kiired ja paindlikud on ju, et see on see väike riigi eelis, siis ma ütlen teile ausalt, ma ei näe seda kiirust ega paindlikkust. Et kui me räägime sellest, et teised riigid toetavad ühel või teisel määral oma toidutööstusi, aga miks meil on nii palju importtooteid turul? Ja import on kasvanud, me näeme seda ja seda kinnitab ka statistika, et me näeme seda, aga kui importtoode tuleb, siis ta võtab ju kellegi turu ja riiuli koha ära, eks ole. Ja väga sageli on see kahjuks Eesti tootja, kus see võetakse. Ehk et need riigid, kes toetavad, nende riigitootjatel ongi võimalik odavamalt müüa. Nad on näiteks Poola tohutu suure mahuga riik, eks ole, Leedu, siin oma kaubandusketid. Loomulikult võib ka öelda nii, tehke ise pood ja müüge, mis tahate. Yeah. Eks, aga need on sellised ohukohad, mida ma näen ja ka private labelite ehk et kaubanduse oma märgitoodete kasv Eestis jällegi suhteliselt hästi. Mida tegi Soome
ja ma vaatan ja ootan seda tulemust nagu tõesti, ma püüan jälgida ja läbi oma kolleegi Soomes kindlasti ma selle info saan, ehk et kui turuosa private labelitel on juba 25%, siis see on tõsine oht kohalikele tootjatele. Nemad võtavad midagi ette. Ma tahaks näha, mis see on, mis võimaldab Euroopa Liidus teha mingeid selliseid erisusi. No Eestis on see turuosa, ma usun, et täna kuskil 15-16%, aga see on tõusus. Ja mida jällegi minu Põhjamaade kolleegid ütlevad, et nemad kaotasid valvsuse peale Ukraina sõja algust. Kui hind muutus ka neile oluliseks, kui ka sealt hakkasid tulema hinnatõusud, teate, ma olin koosolekul, kus siis minu meelest oli Soome see, kes ütles, et oi, meil toiduainete hinnatõus 3,8%. Siis minu meelest oli Taani see, kes ütles, et mis sa räägid, meil 4,2%. Ja siis ma ütlesin, teate, mehed, lihtsalt teised on kõik mehed. Ma ei julge oma 30%-ga on ju väljagi tulla. Just nimelt, ja siis nad olidki väga-väga üllatunud. Ja tõesti, meil oligi odavamad tootmiskomponentid, mida me saime siis mujalt riikidest. Meil oligi odavam elekter, meil oligi odavam kütus ja see kõik andis meie ettevõtetele ju teatud eelise. Ehk et see eelis kanti ka nii-öelda ju lõppinda. Loomulikult. Et nii see ongi, et kõik asjad on omavahel seotud ja ei ole olnud kerge periood. Aga kui vaadata tulevikku, siis ega ei tundu, et lihtsamaks ka läheb. Ma ei näe, et elektri hind alaneks, ma ei näe, et toorme hind alaneks ja kui ma mõtlen selle sama Hormuzi väina ja selle Lähis-Ida kriisi peale, siis see ju mõjutab meid ilmselt veel pikka aega, siin on olnud juttu, et väetist ei ole, me ei tea, kuidas meil, ma ei tea, vili maha ja kartul üles saab, et see on ju väga pika mõjuga, mis meid ees ootab selles valguses, see ei tundu ju, ma ei tea, lihtne asi just. Ja ei kindlasti mitte, et me oleme ikkagi tarneahelas ja toidu tarneahel algab kust? Algab põllult, siis jõuab tooraine toidutöötlejateni ehk et tööstusteni, kes teevad nendest tooted, müüvad nii-öelda edasi, kas siis jaesse või hulgisse, kuhu iganes, ja siis alles lisandub veel käibemaks ja siis alles, ja muidugi kaubanduse juurdehindlus, siis käibemaks ja siis alles näeme toodete lõpphindu ja sortimenti poes. Hakkame jälle sellest pihta, et kogu see geopoliitika ja see, mis on maailmas toimunud, on mõjutanud meie tarbijate kindlustunnet. Ja nüüd, mida meile ka näidati ja mida ütlevad ka nii-öelda rahvusvahelised andmed, on see, et tarbijate kindlustunne loomulikult peale Hormuzi väina konflikti ja Lähis-Ida konflikti on saanud väga olulise löögi. Nüüd räägitakse ju ka panga intresside tõusust. Ilmselt need tulevad, mis tähendab seda, et raha kogu aeg peredel jääb vähemaks, sest palgakasv ei ole enam nii suur ja ta ei saagi nii suur olla. Et loomulikult see tähendab meie jaoks ainult ühte, et mida ma olen ka välja toonud, et toidusektorisse ebaproportsionaalselt suures ulatuses kanduvad kõik kulud. Ehk et kui inimene peab ära maksma oma eluasemega seotud kulud, on ju, olgu see siis ka panga intress, ja kui see tõuseb, jälle läheb rohkem raha, eks, siis transport, see on vajalik, edasi-tagasi, ma ei tea, ma ütlesin, et pole piirkondi, kes pole ühistransporti näinudki, rääkimata tasuta ühistranspordist, ja siis ongi sul kolmandana laua peal toit ja jook. Need on 3 põhikulu ja me näeme selgelt, kuidas toidu ja joogi pealt, mis on ka õige ja mis on väga loogiline käitumine, et sul ongi toidu ja joogi pealt võimalik nagu oma kulusid tegelikult jälgida. Ja täna on kindlasti see aeg, kus sa pead olema väga nutikas perenaine, sõna otseses mõttes. No näiteks mina teen ühe searakuust teen ma 3 erinevat toitu, eks ole. Aga sul peab olema tahtmine seda toitu ise teha, sest see me nimetame seda alati A-variandiks, et tee siiski ise süüa. Et tervislik toitumine ei ole raske. Et siin ka, meil on ju, ega siis meil terviseedendajad ju ei maga, on ju, neid ei huvita, et kas on, ma ei tea, sõda kuskil või saadakse midagi kätte või ei saada. Nemad riigi palgal ja neil on vaja linnukest kuskile kirja ja ikka mõtted liiguvad kogu aeg, sest sa pead oma olemusolu ju pidevalt püüdma õigustada. Et võib-olla siin osas ka on, see oli pigem nagu selline sarkasm ja pisut negatiivne joon, aga mul on selleks ka väga, väga
palju põhjusi aastate jooksul tekkinud, et tegelikult ka sellist arusaamist ja natukene kaasa mõtlemist, et mida me tegelikult tahame teha. Et kui me räägime tervislikust toitumisest, siis tõesti, mul on lihtsalt nii pikk ajalugu, et ma ise ka vahel mõtlen, et miks ma seda kõike veel teen või miks ma seda kõike viitsin, aga see läheb mulle korda ja siis ma magan ära, nii palju kui ma magan muuseas väga vähe ja siis tulevad ainult head mõtted, eks ole, et me peame ikkagi alustama. Me saame aru sellest, et kodudest ei tule enam väga palju kahjuks kaasa ja väga paljud lüngad tulevad ja jäävad kodust. Vanematel on kiire, vanemad on, ma ei tea, kus iganes tööl, nad ei jõua oma lastega ja ei taha tegelda, et asi ei ole iga kord mitte jõudmises, ehk et me peame panema panuse lasteaeda, hakkama sealt juba lapsi nii-öelda nende tasemel siis rääkima toitumisest ja tervislikust toitumisest, siis edasi jõuame kooli ja minu meelest, kui nii-öelda laps, ma ei teagi, kuidas nimetada, kui laps lõpetab gümnaasiumi või keskkooli, et kas ta on laps veel või juba peaaegu täiskasvanu. Oma lapsed on ikka lapsed. Ja just, et aga nad peaksid oskama teha igal juhul juba siis teadlikke valikuid, kas nad seda teevad või ei tee. Ei saa meie kõrval seista, et toidutööstused saavad luua tõepoolest võimalusi ja alternatiive, on ju paremaks, tervislikumaks või täna on ka surve ju odavama toidu peale. Ja igal juhul ma ütlen selle lihtsalt välja, et ma arvan, et me kõik saame sellest aru, et vorst on võib-olla hea näide ja muuseas vorstide ja sardellide ja selliste lihatoodete müügid alati kasvavad, kui läheb raskeks. Ehk et nad on, ütleme, et hea ja toitev ja suhteliselt lihtne viis ka nendest süüa teha ja muidugi ärme räägime hakklihast. Hakkliha populaarsus on viimastel aastatel tohutult kasvanud. Sellega seotud või? No natukene on, hakkliha lihtsalt, vaata hakklihast sa saad teha nii palju erinevaid toite. Aga no samas, olles ka see suur hakkliha ostja, me ostame valmis kujul sellepärast, et minus ei ole seda geeni, et ma võtan turu pealt lihatükki ja hakkan seda ise ma räägingi valmis, aga ma räägin valmis hakklihast. Liha kilo hind on ju ka päris palju tõusnud. Muidugi on, sellepärast, et lihtsalt liha hind ongi tõusnud. Aga ikkagi ta on nagu kiire ja mõnus, ütleme, tooraine, millest teha ise süüa. Ja siis variant B, see on variant A, eks see tervisliku toitumise puhul, et teeme ise rohkem süüa. Variant B on kindlasti see, et meil on väga palju juba valmistoite ja seda ma näen ka tootekonkursil, kuidas järjest see suund, ehk et meil ongi kiire, me tahamegi, ma ei tea, kiirelt midagi teha, sa lähed koju, ongi sul 3, ma ei tea, või 2 näljast nii-öelda teismelist on ju ootavad nugakahvel püsti, sul ongi kiire, kõigil on töö juures on juba sellised, ma tunnetan ka, et ülekoormatus teatud mõttes on ja sellest vähe räägitakse, aga paraku see on ja ma näen ka oma sektoris, kuidas töökohtade arv on ikkagi, tööjõu number on natukene vähenenud, aga efektiivsus on tõusnud. See tähendab seda, et inimestel ongi rohkem tööd. Ehk et lastakse, ütleme nii, et leitakse ettevõttes, et mõni inimene võib-olla ei ole enam nii vajalik, et lihtsalt ka kulude kokkuhoiu poolest, et ettevõtetel on kindlasti plaanid A ja B ja C ka kulude kokkuhoiu poolelt, sest sa pead oma kulusid juhtima, eriti sellises ajajärgus, kus kogu aeg on nagu mingi jama. Ja siis ega siis uut inimest sageli ei võeta. Ainult riigiasutustesse lastakse 20 lahti ja 25 võetakse asemele. Nii nagu on siin viimasel ajal ka juhtunud, ma ei hakka asutuse nimesid nimetama, aga sellest ju räägitakse nii vähe. Aga ettevõttes käib see teistmoodi. Ehk et kui sinu teeneid enam ei vajata, sa võid olla väga tubli, aga lihtsalt elu sunnib peale, siis ei võeta sageli uut inimest, vaid sinu tööülesanded jaotatakse kellegi vahel ära. Et kui siit üldse positiivset jälle lugeda, siis ongi see, et toidutööstuses on efektiivsus tõusnud ja on tõusnud ka lisandväärtus inimese kohta. Muud erilist positiivset ma ei näe ka statistikast. Ega lisandväärtus ongi ju see asi, et ega sa siis oma tööga, töötundidega, kuidas seda lisandväärtust, siis sa mõõdadki seda lõpuks selles, eks ole, et palju sa nii-öelda rahaliselt rohkem, ongi see efektiivne. Palju ühe töötaja kohta siis rohkem paremini raha tuleb ja näed, tootlikkus tõuseb. Väga hea tegelikult, maht ka tõuseb loomulikult. Muuseas, mis veel on välja toodud Eesti toodete puhul, et Eesti tootjad ei ole kvaliteedis teinud allahindlusi. Et selles võtmes tõesti see palett, mida toidutööstus toodab, on väga lai.
alates siis odavamatest toodetest ja tõepoolest ma ikka toon selle vorsti näite ära, et kui sul on kilohind ikkagi 3,50 või kilohind 6,60, siis sa pead aru saama, et see tuleb põhiliselt millest? Põhiliselt lihasisalduse suurusest. Nii, ja kui sa validki odavama toote, siis teate, mis on täna veel omapärane, on see, et ka odav toode peab olema väga maitsev, ehk et inimesed ostavad ikkagi maitset. Ja kui sa ei suuda seda maitset garanteerida, siis meil on ju lihtne. Toidutööstused, töötlejad saavad toota seda, mida meie inimestena oleme valmis ära ostma. Ja meie tahame maitsvaid tooteid. Kas ta on odavam või kallim, see on täna juba natukene selline, olenevalt siis sihtrühmast on ju, et inimesed, kellel ongi väiksemad sissetulekud, et need on ikkagi praegu nagu suhteliselt hädas. Kui me nüüd räägime Eesti toidutootmisest, me räägime sellest, et meil on siin, ma ei tea, palju importkaupu, mis on soodsamad, sellepärast, ma ei tea, Poolas või kuskil mujal välisriigis on mahud suuremad, toetused suuremad. Aga kui me suretame niimoodi oma, ütleme, kohalikku toidutootmist välja, see on ju meile väga ohtlik, sest kui me räägime sellest samast toidujulgeolekust ja paneme need nüüd nagu sinna samma ühte pilti, toidujulgeolek ja suretamine toiduettevõtete, kohalike toiduettevõtete välja suretamine, siis me ei saagi ju tegelikult rääkida toidujulgeolekust. Ja nii see on, paraku see on omavahel vägagi seotud just nimelt. Et me peame selle peale rohkem mõtlema, me peame tagama oma varustatuse, et nagu ma ütlesin, toidu tootmine algab põllumajandustootjasteks. Mis meil praegu on? Meil on piima piisavalt, meil on piima nii palju, et piimatööstused on meil väga-väga tublid eksportijad, meie piimatooteid hinnatakse üle maailma ja meil on ju kõrgema sordi, nii-öelda 98% on nii-öelda kõrgema sordi piim, mis on ka ikkagi väga märkimisväärne. Me oleme kaetud võib-olla niivõrd, kuivõrd olime kaetud veiselihaga, veiseliha hind on tohutult tõusnud, veiseliha me oleme tarbinud väga tagasihoidlikult ja ühel hetkel oli selline tunne, et eestlased kõik on söönud veiseliha, issand, mis nüüd saab, veiseliha hind läheb kallimaks, läkski, aga tegelikult oligi see akkliha läbi veiseliha akkliha, on ju, mida me kõige rohkem tarbisime. Ja tõepoolest, kuna on tekkinud defitsiit maailmaturul, Euroopa Liidu turul, siis hinnad paraku tõusevadki. Kanalihaga omavarustatus 65%. Tallek teatavasti on teinud investeeringuid, see tähendab seda, et me peamegi tooma kanaliha sisse, midagi ei ole teha ja kusjuures kanaliha tarbimine ju tõuseb. Aga siin peakski nagu vaatama või võiks vaadata rohkem seda poolt, et kuidas seda näiteks seda kanaliha tarbimist ja kuidas sellele nagu järgi nii-öelda tulla. Et võib-olla väike riigi tugi, nii-öelda poleks paha, et hakkame juba tibudest pihta, mida praegu tuuakse Eestisse sisse, on ju, et tibude haudajaam Eestisse, siis on sul juba ja kui piirid sulguvad, siis oli teada 40 päeva kõik, on ju, unustage ära kannaliha. Ja sellised teemad, et loomulikult sektorid nendega tegelevad, need ettepanekud on tehtud, siin on ka väikest viisi võib-olla selliseid positiivseid arenguid, aga kõik võtab see kohutavalt kaua aega ja see on nagu kogu aeg pead võitlema iseenda eest, et ma ütlen, see väiksus ja paindlikkus, ma näen seda üha vähem ja vähem ja see ei ole okei. Minu meelest see ei ole hea suund. Ma mõtlen seda ka veel, et iseenesest riigi abi ja riigi toetused, mina arvan, see on ükskõik mis sektoris, põhimõtteliselt on nad saatanast, aga kui kogu keskkond on selline, mis neid kasutab ülejäänud mujal, et siis ei ole võimalik nagu ju väikeses avatud Eestis midagi muud nagu teha. Ja teine küsimus, mis on ikkagi, ma võrdleks seda selle samase energiasektoriga, et tegelikult sa tõid hea näite, et sul on see energiajulgeolek, aga pärast seda ongi toidu, eks ole, julgeolek on. Ja mõtle, mis meil on energiajulgeolekuga saanud. Energiapoliitika on meil tegelikult täna selline, kus meil ongi nii, et meil ei ole elektrit Eestis. Meil ei ole piisavalt elektrit Eestis. Peame see sisse tooma ja siis on hind kallis. Toiduga sama juhtuks põhimõtteliselt, sest meil ei oleks süüa, see oleks veel hullem, on ju. Aga mul lihtsalt tuli see energiapoliitika ise loomustamiseks, see läks Poolast ka korraks. Seal on hoopis teistsugune energiapoliitika ja see makstakse ka elektritootjatele siis põhimõtteliselt peale. Hinnad on madalad. Ja siis mul tuli kõrval see võipaki hind, vaata, mis on, mina vaatasin veel Lidlis, Poolast toodetud või, 3 korda odavam või? Kas seal on 3, Eesti oma on 12 umbes niimoodi äkki või? Midagi siukest, jah. See on ju,
kuidas sa sellises keskkonnas nagu toimetad üldse, et mis me teeme? Ongi väga, väga õiged punktid tegelikult, mida sa välja tõid. Et kuidas me toimetame, noh eks vaata kaubanduse lepingud ja sellised kokkulepped pikaajalised, need on hoopis jälle eraldi teema, eks ole. Aga ongi raske, loomulikult on raske ja müts maha, et kui Eesti tootjad on sellega veel suhteliselt hästi hakkama saanud, mis puudutab eksporti, siis ekspordis ka, et jällegi üks selline positiivne suundumus ka, mis eelmisel aastal oli, et eksport kasvas kuskil 3,9%. Et eksport hoiab siis meie nii-öelda siseturul samamoodi suurte tootjate aitab hoida hindu taskukohasemad, ehk et hind läheb ühiku peale, on ju. Mida rohkem ühikuid, seda odavam tuleb hind. Et see on selles võtmes hästi lihtne. Aga mis puudutab jah, tõepoolest sellist valitsuse vaadet, siis ega ülearu palju ei ole toidutööstuste eest tõepoolest muretsetud, aga ma ütlen, et räägitakse. Ja kui me vaatame jällegi sellist suurt pilti, siis ega siin kergemaks ei lähe, seda te toote ka õigesti välja, aga ma ei taha ka rahvast nagu jälle hirmutada, et on ju, et nagu nii Hormuzi väina mõjudega on saadud, me juba näeme seda, kuidas on saadud jälle selline kindluse tunne laks ära. Selles mõttes, hirmutame, ma ei saa öelda, et see on hirmutame, võib-olla see on reaalsus, mina ei oska öelda, hinnata seda, aga selline jutt sellest, et eelkõige siis Mustal mandril, eks ole, Aafrikas võib tekkida tänu sellele, väetiste puudus ja nii edasi, näljahäda on ju reaalsus, meil, loodetavasti, eks ole, õnneks siin Eestis ja Euroopas on nagu olukord teine, aga meile tähendab see tootut hinnatõusu niikuinii, eks ole, et see on see, millega ma ei taha ka hirmutada. Jah, lihtsalt ei tahaks nagu mingid positiivsed sõnumeid on ju inimestele jagada ja öelda, et kuulge, ostke ikka natukene rohkem toitu ka ja vaadake, et väga sageli on ju niimoodi, et te tõite, ma ei tea, Lidli näite, et väga sageli on ju niimoodi, et sul ongi 2 kohupiima, üks on sul import paremas käes ja teine on kodumaine, hinnavahe on sul võib-olla 20 senti, eks, et teeme teadliku valiku. Aga mis puudutab nüüd selliseid kaubamärke, mis ei ole Eesti tootjate omad, on ju, siis paraku nendega ongi nii, et näiteks seal samas teie nimetatud kaubandusketis vahetus näiteks hapukoore private label'i tegija. Ja vaadake, seal peal ei ole enam EE-d, et ma annan siit ühe nüüd vihje ka inimestele, kes kuulavad, ehk et vaadake, kui te tahate liha ja piimatoodete ja kanamunade puhul olla kindlad, et üks või teine näiteks kaubamärk, mis tundub teile võõras, ja seal peal on üks ovaal. Seda on võimalik näha ja kui seal ovaalis on esimesed tähed EE, siis see tähendab Eestit, on LT, siis see tähendab Leedut, on PL, siis see tähendab Poolat. Ehk et see ovaal ei ole tegelikult tarbijate jaoks, see on järelevalve asutustele, aga selle järgi te näete väga kenasti just nimelt Lidlis erinevate tootekategooriate puhul, ehk et ma nimetasin liha, piim ja munad, et vaadake ja veenduge. Et seal võibki juhtuda niimoodi, et täna on EE, aga homme on üleöö on juba LT. Ehk et vahetatakse tarnija, kui sa ei suuda pakkuda seda hinda, mida kaubanduskett soovib, siis sa paraku ei kvalifitseeru ka koostööpartneriks edasi. Et selles osas on ikkagi raudne reegel see, et turunda, töötama kaubamärk ülesse ja seda on näha, kuidas rasketel aegadel ka tarbijad on lojaalsemad tugevamatele kaubamärkidele. Aga ka siin on väikesed sellised juba saatanad peidus, et kuna see aeg, kus kogu aeg on olnud pidev kriis, on lihtsalt, ja võib-olla see ongi uus reaalsus, ehk et pigem meie omad nagu arvavad, et ega siin mingit nagu stabiilsust ei tule, on ju, nii kaua kui kuskil üks mees paugutab väga kaugel, aga mis mõjutab kogu maailma. Ja paraku see nii on, et ega paremaks aeg ei lähe, nii et pigem nagu mõelda ja teha ikkagi teadlikke valikuid ja teadlikumaid valikuid ja sinu enda tootjad, sinu enda tööstused, me kõik inimestena, meil on koos, vaadake, on ju tegelikult, kui sul on midagi halvasti ja kui sa kuuled, et kellelgi teisel on veel halvasti, siis kuidagi läheb endal ka kergemaks, et sama kehtib ka toidutööstuste osas.
et me saame koos need rasked ajad üle elada, aga me vähemasti säilitame oma tootjad, oma ettevõtted. Et me teame ju, et siin 6 aasta jooksul on väga-väga palju väiketootjaid läinud pankrotti, aga nad ongi olnud nii väikesed, et me ei ole neist kuulnud, ei enne, mina võib-olla mõnda isegi olen, aga tavatarbija kindlasti mitte, et ei ole neist kuulnud, on tulnud uued asemele, aga kui meil hakkavad juba minema sellised väga raskustesse juba sellised tublimad väiketootjad või keskmised või rääkimata mõnest suurest, kus on ikkagi 100 inimesi tööl, eks, nagu ka meil on ju praegu üks piimatööstuse näide on ju, et siis see on juba selline selgelt ega kas ei olegi reaalselt nagu selles mõttes, nende asjade, ütleme, ühelt poolt kokku sul on võib-olla mingid üleinvesteeringud ka, ma ei ole kursis lihtsalt, ma ei tea, aga ütleme selline alus on jällegi selline, keskkond, mida saab ka riik kujundada, ma ikkagi räägin, energiapoliitika on ju üks põhiline sisend, on energeetika. Ja. Mis sa arvad nagu sellest energeetika? Meil on energiamahukas sektor, selles suhtes ütled sa õigesti, ehk et trükitööstus, ehitusmaterjalid ja toidutööstus on top 3 energiamahukad sektorid. Ja meid puudutab mitte ainult siis elektri kohta on meil suuremad ettevõtted, eriti need, kes ka ekspordivad, on öelnud väga ilusti, et kui me teaks, et mingite aastate pärast on meil ikkagi oodata mingit stabiilsemat keskkonda ja mingit stabiilsemat hinda, siis me kannatame täna selle ära. Võtame need tipud, ärme räägime 4000, aga räägime kasvõi, ma ei tea, 2000 elektri hinnast, et siis toidutööstustes, eriti suuremates, sul ei ole nagu võimalik tootmist niimoodi korraldada, et sa jälgid pidevalt nagu, mis toimub elektri hinnaga. Sul lihtsalt ei ole võimalik. Ehk et ongi öeldud, et see tootmise ümberkorraldamine läheb sul vaata, et veel kallimaks, kui nende nii-öelda tippude jälgimine on ju. Et kui on mõned tipud, see elatakse üle. Et raskeks läheb siis, kui me ei näe tulevikku. Ja täna mina julgen küll öelda, et me keegi ei saa aru, mis hakkab toimuma ja kus see elekter siis peaks tulema ja mis hinnaga ta peaks tulema. Et meil on jällegi siin mõned aastad on ju peale sõja algust ja tekkis ju ikkagi ka väga selgelt kättesaadavuse küsimus. Täna on võib-olla see vähem teemaks, aga see võib tulla laua peale väga kergesti, nagu me näeme. Ja hästi raske on ja rääkimata maagaasist on ju, et meil on ettevõtted tegid ju väga suuri investeeringuid, pannes näiteks endale, mõnel on lausa 3 süsteemi, ongi sul vedelgaas, ongi sul variant, ongi sul kütteõli variant, hakkad kütteõli kasutama, saad saastetasu peale, et me peaksime kõikidele nendele nüanssidele tähelepanu pöörama. Ja just siin oli meil 1,5 nädalat nüüd tagasi oli, või ütleme nädal aega tagasi oli Riigikogu erikomisjon, riigieelarveline erikomisjon, kus siis ka Hormuzi mõjudest oli juttu, tähtsamad ja suuremad sektorid käisid rääkimas, kaasa arvatud Toiduliit, ja mida me ka siis välja tõime, on ikkagi see, et me peame väga-väga järgima, et milline on meie konkurentsivõime. Ehk et mis teevad teised riigid? Vaadake, Läti, ma ütlen, me loeme ka meediat, on ju, ja mul ka liikmed ütlevad, et Sirje, meie oleme ainult siin, nüüd on ju võib-olla, ma ei tea, kevad tuulte käes hullult põuda ju ennustatakse, või talve tuiskude käes, et teisi kõiki toetatakse, mida tegi Läti, kõigil on ju valimised tulemas, ega me saame sellest ka aru ja me ei taha väga nagu survestada ka valitsust, on ju, et riigieelarvega ei ole kerge, et me saame sellest aru, aga siiski, Läti näiteks vähendas, just oli äkki rongipiletite hinda, mis see tähendab? See tähendab seda tegelikult ju, et ta nagu jätab inimesele rohkem raha kätte, on ju, et mine osta, ma ei tea, kütust või osta, mina ikka tahan öelda, et osta ikka toitu. Ja osta ikka kodumaist toitu, on ju, et te tõite siin või hinna vahe välja, et eks meil ole hea või ka. aga lihtsalt nii ongi, et ega kilohinnad ei teki niisama, et need tekivad ikkagi reaalsete kulude alusel ja teades ettevõttest ise, kus ma olen töötanud, et kas toota ilma rahata või üldse mitte toota, siis ettevõtte seisukohalt on kindlasti kasulikum üldse mitte toota, sest sa ei saa endale kahjumit tekitada, lihtsalt sa lähedki pankrotti. Ja see aeg on nii pikk olnud, nii et kui eelmisel aastal vaatasingi kasumimarginaali samamoodi, et kasum on teatud mõttes taastunud, aga see võttis aega ju aastaid, et 2022 olime selgelt miinustes, siis 2025 oli juba päris hea
päris hea, aga kasumilangus oli ka, et kui müügitulu langus oli 2,5%, ehk et tegelikult mida me näeme, ongi see, et rahalised mahud kasvavad, sellepärast et inflatsioon ja hinnatõusud on, aga mahud ikkagi langevad ja keskmiselt on toiduainete toodangu mahud langenud 3%. Ja siis me näeme seda, kuidas meil nagu polegi sellest väljapääsu, ehk et kui rääkida valitsuse poliitikast, siis ei aita meid täna ka ilmselt ainult käibemaksu alandamine, sest see ei pidurda sisendhindade tõusu. Ehk et meil oleks vaja tervet poliitikapaketti, tahet kõigepealt vaadata sektorisse sisse, siis võib-olla õppida teistelt, mida teised on teinud. No ma ei pea siin silmas tõesti rongipiletite hinna alandamist, on ju. See on selline odav poliitiline meede, aga kahtlemata inimestel on ta hea, on ju. Inimestel iga kopikas, mis jääb rohkem rahakotti, mida sa saad siis vastavalt oma tahtele suunata, on hea. Et seda ma ei kritiseeri, aga sellised odavad lahendused, et pigem peaks olema meil ikkagi väga selged sektori analüüs ja siis vaadata, et kui me peame õigel ajal nagu sekkuma, et ka mina ütlesin koosolekul, et me jälgime veel ja tuleb jälgida, et konkurentsiolukord ei lähe meie ettevõtete jaoks kehvemaks, oluliselt kehvemaks. No need samad energiahinnad ja need otsused, et mis meil siis tegelikult toimub, et riigiettevõttest võetakse dividendid välja, nii, ja järgmisel päeval tuleb pressiteade, meil on vaja teha investeeringuid sellises mahus, kuna meil raha ei ole, siis me peame tõstma teile jälle elektri hinda, kas ma ei tea, võrgutasu siis või panema veel mingi komponendi, vaadake kullakesed, millest üldse koosneb teie elektriarve. Et ega mind ei huvitagi, mitu rida seal on. Mind huvitab, kas ma maksan 10 euri, hästi lihtsalt, või maksan ma 30 euri, on ju. Et mina ei tea, minu meelest see ei ole päris aus inimeste suhtes ka. Ja tõstetaksegi jälle hindu ja jälle öeldakse, et saate aru, meil on vaja ikkagi seda teha selleks, et garanteerida ennast ja kaitsta ennast, on ju, teha investeeringuid, aga palun siis tehke neid investeeringuid nii-öelda kogutud kasumiarved, nii nagu teevad seda eraettevõtted. Et sellist topeltmängu, sa kogu aeg muudku maksad. Et Eesti inimene on selles võtmes on ikka väga kannatlik, et muudku maksad ja maksad ja maksad ja siis lähed poodi ja otsid kõige odavamat saia. No muud ei üle, jah. Muud ei üle. Ei, see on natuke nukker siuke olukord. Kusjuures selle kasumi veel maksad välja siis toetusteks, mida sa pead pakkuma siis sellele, et sul tekiks seda poliitiliselt soovitud elektrit siia turule aeg-ajalt, ehk siis tuuleenergiat. Et see on kindlasti üks koht, mis on võib-olla, me väga vähesed saavad üldse aru, mis toimuma hakkab, aga aru me saame sellest, et eriti mingit leevendust sealt ei tule ja see on ka ju valdkond, kus tänased otsused võtavad lihtsalt elluviimiseks niivõrd pikalt aega, aga kui täna neid ei tehta, siis ongi, et meie eksportivad ettevõtted on välja toonud seda, et kui me energia hinda normaalsele tasemele ei saa, siis mingil hetkel me kaotame oma positsioonid ka ekspordil. Ja võt see on juba tõsine tagasilöök. Aga niimoodi ei ole ju, ma ütlengi, ei taha olla negatiivne, ei taha olla pessimist, aga kui me siin räägime, siis ega väga palju seda positiivset nagu siiski pinnale ei kerki. Võtame siia ühe selle aspekti juurde, kliimapööre. Meil on siin ju väga häid näiteid juba, kuidas meie jätkusuutlikkus, kuidas meie vastutustundlikkus, meil on eneseregulatsioone tehtud, mis on sektor võtnud endale palju suuremaid kohustusi, kui seadused seda ette näevad. Aga mis puudutab kõiki selliseid keskkonna nõudeid ja tingimusi ja nende karmistumist, et see on selline valdkond, kuhu ma sisse ei tahakski nagu minna. Ehk et meie ettevõtted sageli ei saagi aru, mida nad peavad tegema, kuhu suunda jooksma, et meil ei ole ju sellist väga selget kava, mida ettevõte küsib, mis probleemi me lahendame. Nii. Hea näide Euroopa Liidu regulatsioonidest on see sama korgi teema, mis nüüd on siis pudelite küljes ja mis on ka meil keefiri pakkide küljes. Ehk et keefiri on eriti hea, kes tõesti tetrapakis tahab juua, see on garanteeritud, et terve nägu on keefiriga koos.
et see on see, millest iga tarbija saab tegelikult aru. Võib-olla kõik ei ole veel joonud, aga tasub proovida. Ehk et tehti otsus korgid kinnitada pudelitele. Miks? Sellepärast, et tehti uuring ja kõige rohkem maailma mererandades oli pudelikorke ära visatud, mis on siis plastireostus. Nii, Eestis oleks saanud seda lahendada väga kenasti. Läbi pandipakendisüsteemi oleks lihtsalt aparaadid nii-öelda seadistatud selle peale, et näiteks nad ei võtagi ilma korgita pudeleid vastu. Et sa ei saa ilma korgita viid, sa ei saa oma 10 senti tagasi. See oleks olnud liiga lihtne. Sellepärast, et pandipakendi sarnane süsteem, mis on maksnud juba siin ligi 20 aastat kümneid ja kümneid miljoneid aastas ja mille meie oleme tarbijatena muuseas, vaesed eestlased on ju, kinni maksnud ja oleme selle üle uhked, sellepärast see on üks edulugu olnud, aga sarnane süsteem oli ainult 10 liikmesriigis. Täna on võib-olla see 12, ma ei jõudnud kontrollida ja pole enam nii oluline ka, aga Eesti oli üks esimesi. Ja üllatus, miks seda siis ei lahendatud näiteks sellisel kujul, oligi see, et vanades liikmesriikides, rikastes vanades liikmesriikides oleks tulnud teha sarnane süsteem, pandipakendisüsteem, mis oleks maksnud nende jaoks ka miljoneid ja seda ju ometi teha ei saa. Ja siis tehti otsus, et kõik korgid peavad olema kinnitatud pudelite peale, mis võttis investeeringuid, näiteks meil üks tuntud kaerajoogitehas, nime nimetamata, temal oli selle seadme jaoks vaja sisuliselt 700 000 euri. Aga ta oli täpselt selle juti peal nii-öelda, kui ta selle investeeringu pidi ära tegema. Eks, oleks ta teinud liini ja ilma selleta oleks võib-olla veel rohkem jama olnud, sellepärast, et sa pead pärast veel liini ka ümber ehitama. Et lihtsalt näide sellest, et poliitikuid, ka kõrgemal tasemel poliitikuid ei huvita absoluutselt missugused kulud, sest nad ju ise oma taskust seda ei pea maksma. Ja eriti, kui see tuleb ettevõtete taskust, siis see polegi nagu kellegi asi. Aga vabandust, ehk et tulles jällegi rohepöörde ja nende teemade juurde tagasi, siis ettevõte küsib, mis probleemi me lahendame? Palju meil selleks aega on? Mida me peame tegema? Ja mida me saaksime teha riigiga koos. Mitte üks ettevõte ei ole siin selleks, vähemasti ma ei ole seda toidusektorist küll tundnud, olles ikkagi terve elu selles, et meil on jumala ükskõik, mis meil toimub, kuidas meil läheb, kas me oleme maailmaturul konkurentsis. Siin on üks väga selge reegel, mida ma tõesti igal pool toonitan, on see. Me ei tohi võtta oma ettevõtetele suuremaid kohustusi, kui Euroopa Liidus miinimumnõuded on, et mitte viia oma ettevõtteid ebavõrdsesse konkurentsi. Kes soovib ja kes leiab, et see on tal tohutu konkurentsieelis, laske käia. Mitte keegi ei ole teid keelanud, aga rääkida, vaadake, nüüd on see jutt ära kadunud, aga mäletate siin mõni aeg tagasi, oi kui tohutu konkurentsieelis meil on ikka, kui ettevõte läheb sellele uuele tehnoloogiale, mis maksab 2 korda rohkem ja ta saab ju küsida turult 2 korda suuremat hinda, kuulge, unustage ära. Keegi ei maksa sulle ei kohupiima eest ega või eest 2 korda suuremat hinda. Et see on meie reaalsus. Nii et püüame kohaneda ja positiivsega lõpetades, kuulge, millest me räägime. Tulin siia, päike paistis lagi pähe. On juba 15 kraadi Eestis ja naerame või mitte, aga näiteks eelmisel aastal me nägime seda väga selgelt, et hooajalisus ei ole ainult põllumeestel. Ehk et siis sellel nii-öelda tarneahelal esimeses järgus. Eelmisel aastal, mäletate, suvi saabus Eestisse juuli alguses. Jaanipäeva ajal oli nii külm, et ütleme, et sa pead olema ikka suht tõsine selline grillifänn on ju, kui 12 kraadiga kuskil pidevas vihmas ajus. Meil oli juulis kütte sees. Just me kütsime maju, on ju, ja see tähendas seda, et grilltooted, mida meie lihatööstused suurepäraselt ette valmistasid, jäid 1,5 kuu müükidest ilma, joogitootjad jäid 1,5 kuu müükidest ilma, jäätisetootjad jäid 1,5 kuu müükidest ilma ja seda juba, ütleme, 3,5 hea nädalaga tasa ei tee. Nii et positiivsega lõpetades päike paistab, inimesed grillime, meil on suurepärased uued valikud ja teeme teadlikke valikuid, et kui vähegi on võimalik, ausalt, need ei ole ainult sõnad.
et siis ikkagi eelistame eestimaist, sellepärast see hoiab meie ettevõtteid üleval ja ma ei taha öelda ju jälle seda, et ainult koos saame rasked ajad üle elada, aga nii see paraku kipub olema. No jah, eks ta, ma arvan, see on hea positiivne lõpp ja ma soovin eelkõige kabinettidesse rohkem sellist reaalelulist tunnetust, et tegelikult tihtipeale tõesti tundub, nagu sa ütlesid, et elatakse natuke erinevas reaalsuses oma pudelikorkide ja muu sellisega, aga igal juhul hea meel, tänased teemad jõudsime läbi käia, ma tean, et sul on tegelikult oma töökohustusi vaja täitma minna, eks ole, jälle ühte toiduainetööstusse, seal on mingid uued tooted ja täna see võimalus on ja see võimalus mul on, et ma näen seda toidutööstuse ja toidutöötlemise poolt nagu hästi nii-öelda rohujuure tasandil ja mulle see meeldib ja ma olen tõesti Eesti toidu fänn, aga ma saan ka aru nendest inimestest, kes peavad tegema valikuid, et teatud impordi osakaal Eesti turul on täitsa okei. Aga me peame jälgima, et see ei tapa ära meie sõna otses mõttes meie toidutööstusi, et Soome on siin võib-olla hea näide on ju, nad reageerivad alati üle, nad on väga protektsionistlik turg ja kui küsitakse, et mida nad siis teevad, ja teate, nad ei teegi muud, kui nad ei võta näiteks Eesti tooteid sortimenti. No. Aga ka neil on vaja natukene nagu oma inimestele sellist varieeruvust pakkuda ja Soome on meil ikkagi ka ekspordi osas suht okei. Aga Pan-Balti on ikka niisugune must be ja esimene valik. Aga ilmselt tulebki siis rohkem mõelda meil sellele iga toidujulgeoleku vaates. Igatahes Sirje, täname sind väga, et mõtteid meie ja kuulajatega jagasid. Ja aitäh kutsumast ja ma olen alati nõus tulema. Täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad ja muidugi ka palve teile märkige saade meeldivaks ja jagage sotsiaalmeedias seda sõpradega. Ja lisaks sellele tuletan teile meelde, et alanud on ka Vabaduste portaali kevadine toetuskampaania, kui soovid, et tuleksime ka selle saatega ikka ja taas teie ette, siis pange ka õlg alla. Kohtumiseni!